et kindlasti see nagu meie pereelu nagu muutis väga palju ja tol hetkel ma eemaldusin nagu veidi sellest mootorispordist kui sellisest. Nüüd oleme juba varsti samas klassis, et kas neid onboard'e nüüd nii väga üksteisega enam jagada saab, aga ma nagu vaatasin Malcolm Wilsonile otsa, siis ta nagu ei tundunud nagu nii hirmus. Mis saab Rally Estoniast? Kas Romet Jürgenson on Rally1 autoga stardis? Aga ma pean minema Paide linnameeskonna trenni vist või mingi siuke diil oli. Ja ma lõpuks ei läinud ikka. Vaatasin korraks nagu peeglisse külje peale, nägin mingi vend jooksis nagu raudkangiga lihtsalt auto taha nagu minema. Tere tulemast! Bensupeade podcasti toovad teieni Lightgrey ja Phoenixbet. Tänases saates on meil külas mees, keda on tituleeritud nii Jaak Maeks kui ka Sebastian Lööbiks. Head kuulamist! Tere Romet! Tervist! Sul on üsna vähe aega praegu siin Eestis veeta. Ralli võtab palju aega ära. Tore, et tulla said. Mis sa üldse teed, kui sul siuksed vabad päevad siin Eestis on? Ma ei tea, mis see rallisõite teha saab, selles suhtes ikka selline tavaline treeningrutiin ja vaatad järgmise ralli nii-öelda katseid üle ja eelmisest aastast, kui mingit infot on, siis ka samamoodi käid need seadistused ja asjad üle, mis on nagu sealt infot saadud ja siis panedki endale mingit siukest nii-öelda pre-infot kokku. Ühesõnaga täielik selline ralli tegevus käib kogu aeg sul, et sa ei ole väga selline, et ma ei tea, võtaks pruudi jaoks aega, võtaks pere jaoks aega või jääb seda aega ka? No, eks seda aega jääb ka, aga pigem jah, kogu aeg ikkagi ju mõtled järgmise asja peale juba, et saaks jälle paremini järgmises kohas esineda ja et see ikkagi võtab oma aja. Käisid Otepääl rahvarallit meiega vaatamas. Nii palju sul aega oli, et tulid sinna, lükkasid autosi välja. Palju see üldse mingi Eesti nii-öelda siis Eesti meistrivõistlustel näiteks kasvõi või rahvarallil silma peal hoiad, et palju sa selle jaoks aega on? No ma arvan, päris paljud teavad, et ma kunagi olin kõva rallifänn, et see pisik justkui ju mulle saigi sisse puhtalt nagu pealtvaatajana, et seda sai omal ajal nagu väga palju tehtud ja nüüd on selge, et seda on nagu vähemaks jäänud, et ma lihtsalt ei jõua nagu oma tegemiste kõrvalt nii palju jälgida, aga pigem ikkagi ma arvan, niisuguseid enamus põhiinfo on mul ikkagi olemas, et ikkagi jälgid rahvarallit samamoodi, tead, kes need seal põhitegijad on ja samamoodi kodusel meistrisarjal nagu. Kes sul noortest silma hakanud on, kui sa ütled, et sa jälgid? On sul kedagi, tahad välja tuua ka juba või? Alustame nagu nõnda pauguga kohe, et ütled noortele kohe ära või? Niimoodi praegu, ma ei tea, et seal, kui me käisime seda rahvasprinti või rallit tähendab vaatamas, siis minu arust Urmo poiss tuli nagu päris vinge lauluga sealt, et kuidagi meenutas siin juba noort Jasper Vaherit seal kurvis, et eks seal on ikkagi häid sõitjaid kindlasti. See on hea, et meil on tegelikult tulemas peale niisuguseid noori, kellega ütleme, ma ei tea, äkki saad sina ka kunagi võidu sõita, loodame. Aga ma küsiks tegelikult niimoodi, et sa oled ikkagi kõva simulaatorimees ka olnud, eks ole, kõik teavad Eestis, sest et sealt see kõik alguse sai. Millal sa viimati simulaatorit sõitsid üldse? Viimati, see on hea küsimus tegelikult, ma isegi väga ei mäleta, sest jällegi, kui nagu seda ralli asja nagu päriselt teed, ma arvan, sa tead isegi või teavad teised nagu Eesti sõitjad ka, et see kuidagi see päris asi on ikkagi päris asi ja see sinna nagu uuesti sinna simulaatorisse väga nagu ei tiku. Ja samas ikkagi nüüd seda päris asja tehes, nagu ma tunnen, et seda nii-öelda simulatsiooni kui sellist ikkagi nagu rallimängudes on veel nagu vähe, et otseselt ma nagu sealt mingit liiga suurt kasu ei saa. Küll aga ma arvan, mis ta andis mulle just karjääri alguseks, oli nagu ülikõva boost, et sealt alguses sai nagu kätt soojas hoida ja sai nagu aru sellest nagu sõiduloogikast ja kõigest sellest, et ma arvan just karjääri alguseks oli mulle sellest nagu ülipalju kasu. Hetkel ma seda pigem nagu liiga palju enam ei kasuta. Ja, aga nagu nii mõelda, siis sa oled nagu, ma ei tea, üks väheseid inimesi maailmas, kes on reaalselt simulaatori tagant, kui me tahame seda nii öelda, jõudnud välja, maailma tippu on võib-olla veel natuke gramm vara öelda, aga põhimõtteliselt ikkagi maailma tippu, et väga palju MM-i sõitma niimoodi jõudnud ei ole ja sinu see teekond on üldse olnud täiesti teistsugune kui kõigil teistel. Nii et juba sellepärast sa oled kindlasti väga nagu eriline rallisõitja. Kas sa ise tunnetad ka seda pinget või nagu kas see väljendub ka sul kuidagi, et sa nagu jälgitakse sind teistmoodi sellepärast? Eks sellega on nagu erinevaid kuidas siis öelda, vaatenurk, et eks siin on mingitel väga vana kooli nii-öelda siis inimestel on jälle lihtne öelda, et nüüd on see arvutimees on ja samas
samas on ka seda positiivset poolt hästi palju, et ikkagi annab nagu noortele seda, ma usun seda indu, et ikkagi on ka sellised lood võimalikud, et isegi kui sul on ainult see mäng seal kodus, mida mängida, on ju, et siis sa saad ikkagi läbi selliste võimaluste nagu loota või unistada siis päris sõidust, et jah, ma arvan, erinevaid vaatenurki on sellele. See teade tuli FIA poolt, et nüüd on selline programm. Ma tean, et sa Twitteris, tänapäeval on see X-is, olid kohe väga elevil, et oi, see on super, sul on vist siiamaani see kuskile pinnitud seal või nii-öelda välja toodud, et sealt see kõik sai alguse mõnes mõttes. Kui see asi tuli, kas sa nagu kohe võtsid selle suuna, et okei, ma pean nüüd üritama selle kaudu saada või see pigem tundus lihtsalt lahe projekt ja proovid nii, kuidas tuleb? Ai, see, ma mäletan jah, ma olin kaitseväes vist tol ajal kuskil seal, lamasin kuskil seal Naris ja siis järsku nagu scrollisin seal ja siis nägin, et siuke võimalus on ja ma olin nagu kogu aeg oma peas mõelnud, et oleks meil ka kuskil siin nagu mingi sarnane asi, sest ma teadsin, et Prantsusmaal tehakse, on ju, samamoodi, kus on Loeb ja Ogier tulnud ja Belgias ja mujal mõndades riikides samamoodi on nagu rakendatud sihukest praktikat, aga kui see nagu päriselt tuli välja ja oli nagu võimalus, et kõik saavad seal nagu osa võtta, siis ma arvan, mul oli suht nagu silmatruutus selle poole püüdlemine ja isegi ostsin uue arvuti just selle sama nagu võistluse jaoks, et Tänaseks on ära tasunud. ja, saab nii öelda küll, jah. Aga okei, see oli, mis mängus, see oli WRC 9. WRC 9. Kuidas see protsess välja nägi, et teil oli seal, eks ole, erinevad etapid, erinevad katsed, mis te seal sõitma pidite. See oli mingi tunde tuima nuhkimist ilmselt, ma kujutan ette, et kõik mingid katid asjad selgeks õppida või? Seal oli põhimõtteliselt nii, et seal oli üks katse. Ma ei mäleta täpselt, kui pikk ta oli, aga seal oli üks katse, mida siis sai sõita iga äkki 2 nädala tagant korra. Ja siis sul oligi äkki 100 traid selle katse peal, nii-öelda siis practice traid ja siis sul oli äkki 3 või kuni 5, ma ei mäleta, nagu siis seda ajalist run'i, ehk siis parim aeg läks siis nagu arvesse, on ju, ja iga selle 2 nädala tagant selle ühe võistluse pidid nagu võitma ja siis sa said selle koha siis sinna Saksamaale päris finaali, on ju. Neid kokku neid võistlusi korraldati 10 minu teada ja ma siis võitsin lõpuks selle 9, et mul ikkagi läks nagu, noh, ütleme nii, et neid pettunud nädalavahetusi oli seal väga-väga palju, et alati, miks ma ütlen nädalavahetust, ma jätsin selle alati viimasel hetkele, kuna seal need replay'd nagu salvestasid, on ju, need teised sõitjad, kes sama katset sõitsid, siis ma alati olin selle ma nagu nuputasin välja, et alati nagu jätta viimasel hetkel, et nad ei saaks sinu replay'sid oodata, et kus sina täpselt seda cut'i võtad või et kus sa nagu kiiresti sõidad. Samal ajal sina õppisid nende pealt midagi? No täpselt, ja siis ma õppisin nende pealt, on ju, ja alati tegin nagu viimasel hetkel ja siis lõpuks, kui see tuli, nagu mäletan, et see oli, no see joovastus oli päris suur, et nagu kodustel oli üsna raske selgeks teha, et mis ma just nagu võitnud olen, et kuigi nagu ma ei olnud veel võitnud, on ju, et ma pidin sinna Saksamaale minema, aga nagu suur samm nagu oli astutud, et see simulaatori maailm on ikka nagu nii karm, et seal on neid proffe ja neid, kes seal kodus nühivad, on nagu ülipalju. Ja see on nagu, ma kujutan ette, et see on 8 tükki on sõidetud, et sa ei ole veel saanud. Kui lähedal sa olid, mäletad ka, olid mõne korra nõnda ka, et mingi 2. ja 3. väljas? Ma olin poodiumil ikka minu arust paar korda kindlasti, et see oli nagu seda enam valus nagu, aga alati mingi vend ikka kuskilt leidis selle mingi 0, sekundi. No seal alati oli mingi 0, seal ei olnud mingit sekunditest ei olnud juttu, et seal oli reaalselt nagu vormel oli lõpuks see katse. Ja siis sa oled ühel hetkel Saksamaal. Sa oled kodus sõitnud oma simulaator ära, pere on ka aru saanud, et okei, nüüd läheb poiss Saksamaal. Täpselt ilmselt nad ka veel aru ei saa, mis toimuma hakkab. Sa lähed kohale sinna ja seal on siis 10 inimest, nagu sa ütlesid? Ei, seal oli rohkem. Seal oli see oli juba ülemaailmne, eks ole? Ei, seal oli ikkagi, need oli 100. Seal oli 100 vist. 100 inimest? Ja seal oli 190 poiss ja 10 tüdrukut. 10 oli siis tüdrukut eraldi finaal. Ja seal siis põhimõtteliselt jah, see oli ka nagu omaette lugu, et kuidas me sinna saime, et seal, või kuidas ma läksin sinna, et ma teadsin, et ma pean nagu korra ikka crosskardiga proovima enne sõita, kui ma sinna lähen. Just, et kes nagu sellest programmist kuulnud pole, siis Saksamaal taksite crosskartidega põhimõtteliselt sõitma, ehk siis simulaatori tagant viidi kohale, öeldi tervist, siin on crosskart ja sõitke suures plaanis. Põhimõtteliselt jah, ja siis mul oligi nagu, ilmselgelt ma olin rahvaspordiga tegelenud, rahvarallit sõitnud, on ju. Motokrossi ka kunagi omal ajal, aga see, kuidas jah, see crosskart ikkagi nagu toimib, on vähe teine ja siis ma mäletan, et ma teadsin, et Eestis on siuke tiim nagu Base Motosport, siis et oleks vaja nagu
vähemalt korra proovida, siis neil olid mingisugused demopäevad äkki seal või, ja siis Mhm. oligi, et põhimõtteliselt per ring nagu maksid mingi raha ja siis said sõita ja siis ma läksin oma sularahaga sinna kohale, et palun andke mulle 20 ringi, ma tahan proovida. Ja midagi sellist lõpuks oligi ja siis proovisin ja kusjuures see on ka huvitav, kuidas see ikka Eesti on väike, aga ma sõitsin Romet Sirna crosskardiga seal, kes on nüüd minu toetaja nagu, et see on ka päris huvitav lugu, aga jah, siis proovisingi seda seal see 20 ringi ja läksin sinna Saksamaale ja seal pidin sõitma vendadega, kes on mingi 5 kuni, ma ei tea, 7 aastat seda crosskarti juba sõitnud, et aga jah. Ja siis Saksamaal No, läks hästi. jah, seal läks hästi endalegi üllatuseks, tegelikult oli nagu kuidagi see juba esimesel päeval see kuidagi see hoog oli üsna hea ja seal nagu mina ei tea, ma enne ütlesin, ma üritasin nagu väga nii-öelda silmad ruutus seda programmi teha, aga seal kuidagi mul oli jälle, ma arvan, sellest kunagisest motocrossist ja võib-olla ka rahvaspordist väga palju kasu, et ma suutsin enda nagu selle pinge kuidagi nagu koju jätta, et ma põhimõtteliselt täitsa üksi läksin sinna, tegin oma asja, väga kellelegi ei teatanud, isegi ma mäletan, ma olin ülikoolis tol hetkel vist käisin ja siis üks päev ütlesin lihtsalt, et oi, et ma lähen, et siis tulen järgmine nädal tulen ja ega keegi väga aru ei saanud, samamoodi kodust ilmselgelt saadi aru lõpuks, aga jah, et siis hakkas nagu hästi minema ja lõpuks seal oli 3 päeva seda võistlust ja siis 3. päeval oli ka siis intervjuu siukse vähe tummisema žüriiga, kes seal olid, et Malcolm Wilson ja Renzo Destonid ja Pernilla Solberg, Robert Reed ja kõik muud tähtsad inimesed, et seal oli. Kas siuksel hetkel sina, kes oled nagu, ma näin, et sa oled suur rallifänn, sa oled eluaeg selle asja sees olnud. Veits nagu, ära flippis on vale öelda, aga nagu tõmbab ikka krampi, et ühel hetkel sa saad aru, et sa oledki nüüd sinna välja jõudnud, sa räägid siukeste inimestega, et see on nagu sinu see koht, kus teha. No see oli ikka suht krampi selle. See oli kindlasti üks nagu nendest süüridest momentidest, aga ma arvan, veits aitas see, et me aitas ja too hetk oli COVID nagu. Ja siis meil olid maskid ees seal ja siis ma ei tea, ma nagu vaatasin Malcolm Wilsonile otsa, siis ta nagu ei tundunud nagu nii hirmus, kuna ta ei olnud nagu päris see, vaata, maskid olid ees. Malcolm tundub hirmus. Ei, mitte hirmus, aga ikka on nagu, ütleme, seda paneeli on nagu hirmus vaadata selles mõttes, ma olen noore poisina nagu seal, on ju, et natukene aukartust. ja siis kõik küsivad su käest mingi küsimusi, pead vastama ka, et aga ei, ma arvan, mul läks intervjuu üsna hästi. See oli, hiljem ma sain teada, et ega jah, seal ka ikkagi see nagu mõjutus, on ju. Ja sõit ka ikkagi viimasel päeval oli väga decent, et. Ja kui sa siis viimase päeva ära sõitsid, siis seal juba selguski see, ja põhimõtteliselt selle päeva lõpuks nagu oli see lautasustamine ja siis nii-öelda hõigati siis nagu suur võitja välja ja siis sealt tuli Romet Jürgenson. Mis siis toimus? No siis minutiks oli veits nagu šokki, ma mäletan Jerome Russell, kes meil selle programmi juht on ka, siis ta ütles, et ta arvas, et ma olin ära läinud juba, et seal oli tegelikult see, et ma ei tea, kuidagi nagu mingi zone out oli seal korraks, et ma ei saanud nagu päris täpselt aru, aga siis ma läksin ikka sinna ette ja anti mulle see auhind ära ja siis oli küll nagu siuke veits nagu filmitunne. Panid kohe kõne koju või mis esimese asjana seal? Jäi kõne koju, läks ka üsna kähku jah, et seal nagu järjest enam nagu selle nädalavahetuse jooksul kuidagi nagu ma sain nagu edasi on ju igas järgmisse päeva sealt kogu aeg nagu hukkus sõiteid välja ka vaata. Nagu järjest kodust hakkas ka nagu tunduma neile, et äkki ongi nagu võimalik vaata mul endale ka. Ja siis tegingi kõne koju ja siis oldi ikka päris õnnelikud. Aga kui me nüüd nagu läheme täiesti ajast tagasi selles suhtes, me oleme praegu seal, et sa oled kodust helistanud, sa oled just saanud Rallystyle'i programmi, eluunistus on mõnes mõttes on ju täitunud. Sa oled Paide poiss, Paides sündinud, Paides kasvanud ja elasid kooli kõrval, kui ma õigesti mäletan. Ja 100 meetrit. 100 meetrit, palju hiljaks jäid? Alati üsna palju, et natuke piinlikult palju isegi, sest ma ei tea, mingi värk sellega on, et mida lähemal sa elad, seda kauem nagu hiljem sa tuled. Tunne on see, vaata, et jõuad ju nii kohe. Täpselt. Aga koolis olid muidu tubli õpilane, hea poiss? Või tegid pahandust ka? Eks ikka neid perioode oli, kus nagu pahandust sai ka teha, aga pigem ma arvan ikkagi nagu õppimise mõttes ma olin alati siuke ikkagi kohustundlik ja üritasin nagu enda asjad ära teha, et mul küll tuli see nagu oluliselt raskemalt, aga millegi pärast mul oli see alati see kohustunne, et ikkagi kõik need, ma ei tea, kirjandus näiteks ja asjad, nagu ma neid kunagi üle ei lasknud, et täitsa nagu ausa südamega, et ma ei tea miks isegi, aga miski nagu mind sundis kogu aeg neid asju tegema. Tuli kasuks, ma arvan, lõpuks päeva lõpuks oskasid ilusasti vähemalt rääkida intervjuul.
selles mõttes midagi võtsid külge, aga okei, koolis sa käidud, tegelikult ju motosport, tehnikasport, see ei olnud väga kauge sulle, sest et sa sõitsid suhteliselt väiksest peale kvaadi isa eeskujul. Yeah. Et sa sõitsid, ma ei tea, vanuses äkki mingi, ma ei tea, 7-8, 9. Ja siis alustasingi, umbes 7 alustasin ja ei see, ma räägin, ma olen seda nagu palju rääkinud, et see oli üks nagu alustaladest, ma arvan praegu ka, kuna quad, eriti quad on nagu 4 rattaga, on ju, et ralliauto on samamoodi 4 rattaga ja ikkagi mingid loogikad on seal nagu samad. Et see andis nagu väga palju juurde. Veits hulljulgust ka ilmselt tuleb sellest asjast, nagu ma ei tea, vähemalt mina nagu, ma ei tea, rallimaailmas sees olen, siis mu meelest kõik need, kes motocrossi sõidavad, on meist nagu mega palju kaugemal, lihtsalt täiesti segased, et kindlasti see ju ka natukene midagi ikka annab juurde. Ja kindlasti jah, et seal on, jah, seal pole üldse mitte midagi ümber, et see on nagu vähe karmim ala. Räägi meile natukene sellest, kuidas, miks sa quadi juurde jõudsid ja võib-olla sellest ka, kuidas see lõppes, et see on natukene teistsugune lugu, mida vist väga keegi ei teagi, kui vähe lähedased välja jätta. No algas see puhtalt nagu jah, et isa tegeles ja isa oli ka üsna edukas selles, on ju, ja see oli nagu loogiline, et sealt seda asja nagu ise tegema hakkasin, aga siis jah, 2010 äkki või, ta kukkus Tihemetsa krossil nagu nii halvasti, et vigastas enda kaelalüli ja siis jäi peale seda ratastooli, et ma olin tol hetkel 10 ja isa, või siis mul vend oli veel 6, et kindlasti see nagu meie pereelu nagu muutis väga palju ja tol hetkel ma eemaldusin nagu veidi sellest mootorispordist kui sellisest, et liialt nagu ei tahtnud sellega tegeleda, aga siis nagu ikka, kui sul mingi pisik sees on, siis see nagu sinna jääb, et selles Ära see päris ei kadunud. et ma arvan jah, peale 2 aastat oligi juba tunne, et tahaks nagu millegi sellise nii-öelda ekstreemsemaga tegeleda, siis ma hakkasin veel lumelauda sõitma. Ma tahtsingi sinna tegelikult välja jõuda, et sa kõvasti sporti tegid enne seda ja pärast seda ja sellel ajal ja kogu see periood, et tegelikult kõva spordipoiss sa oled kogu aeg olnud, et 2007 Järva teatajas, sa võib-olla ei tea, aga sind öeldi, et sa oled järgmine Jaak Mae. Et suusatada sulle meeldis. Lumelauda meeldis sulle ka sõita. Jalkat mängisid ka isegi koondise tasemel vist. Et see sport on sinuga vist nagu kogu aeg kaasas käinud või sa olid lihtsalt aktiivne ja tahtsid võimalikult palju asju teha? Kuidas sellega oli? Ei, ma arvan jah, et see kuidagi nagu, mulle on alati meeldinud, lihtsalt on nagu loogiline tundunud ka proovida igast erinevaid asju, et lõpuks leida nagu see oma nagu meelepärane asi ja nii-öelda siis kunagi kekatundides samamoodi ma lihtsalt mäletan, et nagu enamasti kõik asjad mul tulid, ma ei olnud nagu milleski nagu nüüd mingi mega hea, aga ma olin nagu kõiges enam-vähem niisugusel heal tasemel. Ja see nagu andiski mulle, ma arvan, niisuguse hea nagu laia selle pinna, kus siis nagu proovida erinevaid asju. Jalgpallis sa jõudsid isegi noortekoondise tasemele tegelikult välja, mis on päris märkimisväärne. Ma arvan, enamus inimesi ilmselt ei tea, et sa jalgpalliga üldse kunagi seotud oled olnud, aga tegelikult oled ja internetist leidsin niisuguse toreda asja, et Lars Hopp oli peatreener koondises sellel ajal. Kas sa mäletad temaga ühte vestlust ka? Ja, ei mäletan küll, see oli huvitav. Me läksime U17 teise koondisega vist läksime Läti turniirile või tulime sealt ja siis seal nagu väga mängida ei saanud ja mul ei tulnud nagu hästi välja ka seal ja siis ma kuidagi nagu mäletan, et ta küsis mu käest, et Romet, et kui sa nagu tahad nagu normaalselt tegeleda, et sa pead nüüd hakkama nagu Tallinnas trennis käima Paidest ja nii edasi, et nagu sa pead nagu täielikult pühenduma sellele. Ja siis ma nagu veidi mõtlesin seal bussis, ma mäletan, siis ma ütlesin talle, et jalgpallurit must ei saa nagu, et see nagu ei ole mind ära võlunud nii palju, kui ma tahaks, et mul on ikkagi nagu mingi suur soov on nagu rallisporti kunagi proovida, et aga eks näis, kas see võimalus tuleb. Huvitav, kas ta teab seda, kas ta mäletab seda vaevalt, aga võib-olla kui ta sinu nime ja nägu üks päev kokku paneb, päris huvitav võib tal olla, et sa siukse asja välja ütlesid. Ja näed, täna me olemegi seal, autosport, autoralli, sõidadki, teedki seda, mis sa tahad tegelikult ja võib-olla nagu ühtpidi me oleme rääkinud, et näed, suur unistus, ülitore, kõik on vahva vaata, et autoralli, aga teistpidi, mina tean ja kõik, kes tegelevad, teavad, et sellega nagu ajakulu, nagu sa rääkisid, sul on siin üksikud päevad kodus olla, sa istud kodus ja mis sa teed, sa valmistud järgmiseks ralliks, siis sa lähed rallile, siis sa lähed ära, on ju. Palju sa reaalselt tunned, et sa nagu ohverdad igapäevast nii-öelda, ma ei tea, elu sellega, et sa seda ralli asja nii tõsiselt teed? Ma arvan, et see tegelikult, see võib nagu kõlada jah, et okei, et ma nüüd valmistun ja nii-öelda vähe päevi kodus, aga ikkagi see on ikkagi nagu mõnes mõttes ka privilegeeritud nagu ala, et nagu ma ise tunnen, et ma pigem ei
tahaks teha näiteks seda 9-5 tööd nagu sama palju, kui ma tahan seda praegu teha. Okei, et võib-olla tundide mõttes ma olen nagu rohkem ära ja ma nii-öelda justkui nagu seda vaba aega on vähem, aga ikkagi see on nagu, see on jälle asi, mida mulle meeldib teha, on ju, et ma ei tunne tihtipeale neid onboard'igi vaadates järgmiseks ralliks, et ma ei tunne seda nagu mingit, et noh, et nüüd ma pean tegema, et ma pigem ikkagi ma nagu Ma- meeleldi vaatan veel, et Ma ise- võib-olla see jõuab mingi hetk sinna, et ma ei taha, aga nagu praegu ma tunnen, et see ei ole nagu see on päris hea tegelikult, sest et noh, sa oled ikkagi nüüdseks juba päris palju aastaid, ütleme järjest nagu suhteliselt professionaalselt seda asja saanud teha ja sõita palju ja nagu väga paljudel, kui ma ise olen sõitjate kaardilugejatega rääkinud, eks ole, tekib see, et nagu ta on mõnes mõttes tüütu kohustus, need pikad päevad, ma ei tea, Portugali rallil, kui sa sõidad seal 18 või 17 tundi vahepeal, eks ole, ralliautoga paned ja see kõik on nii väsitav. Nagu meile meeldib see tunne, mis on seal katse ajal, aga kõik see muu tegelikult väsitab ja kui sa oled nagu igapäevaselt teed seda, siis see on suhteliselt kurnav ja siis tekib see tunne, et miks ma üldse teen, on võib-olla vale küsimus, aga nagu, et nagu seda on nagu nii palju, sa ütled, et tegelikult sinul veel ei ole seda tunnet, et isegi kui sa oled ralliautos seal palavaga kuskil, ma ei tea, liivaaugus remondid seda vahepeal, siis 25 minutit maas lähed sõitma, tunned ikka rõõmu sellest. Või nagu kui ruttu sellest üle saad? Kindlasti on nagu etappidel on nagu koha peal olles on võib-olla seda ikkagi nagu seda mingit tüdimuse momenti nagu rohkem, aga ma ütleks, et ikkagi kuidagi see, kui sinna katsele lähed ja siis see feeling nagu sealt ja see, kui sa ikkagi saad mingi hea asjaga hakkama, see nagu ületab kõik selle, et see ongi, see on selles mõttes on nagu ülilahe sport, mulle väga meeldib, et ta on siuke nii paljudest nagu faktoritest sõltuv, sa teedki, et see üks nagu hea katse kokku panna, siis sa pead nagu sinna katsele esiteks jõudma, siis sa pead kaardilugejaga hästi nagu koostööd tegema, tema peab nagu hea etteaste tegema, auto peab hästi töötama, et seal on nagu nii palju faktorid ja kui ta nagu lõpuks klikib nagu, et see tunne nagu, seda ma nagu mujalt ei saanud, et see ongi see, miks ma seda teha tahan. Kui ma sinuga käisin Hispaanias sõitmas, siis ma ütlesin sulle vist ka pärast seda, et minu meelest sa oled üks nagu kõige agressiivsemaid sõitjad, kellega ma sõitnud olen, sõidu mõttes just. Ise olid nad natukene siuke, et ei tea, võib-olla oli sellest ka vaata, et oma kaardilugeja oli kodus, on ju, et võõras kaardilugeja siis võib nagu saata vähe hooga, aga kas sa ise tunned ka, et sa oled nagu pigem sellise agressiivne, nagu ma ei tea, sõidustiil on üks osa, aga ka kõik muu, et sa nagu oled väga siuke, ma ei tea, osad sõitjad võtavad hästi safe'i kõiki asju. Sa oled pigem siuke, et kui sa näed võimalust, sa tahaksid täiega nüüd, et proovime. Ja mind nagu pigem üllatas see su kommentaar pigem seal, aga no, nagu hiljem, kui ma vaatasin onboard'i nagu enda nii-öelda füüsilisest olekust, kuidas ma seal neid kätega möllasin, siis oli küll agressiivne, nagu siis ma olen suga nõus. Aga pigem nagu raja peal üldiselt nagu kas see nüüd nagu autostiili või sellesse käitumisse nagu ülekandub, ma pigem ei ole nagu nii nõus, aga jaa, see nii-öelda mulle nagu ma olen väga aktiivne seal roolis, ütleme nii. Aga ongi, et sina iseenesest tunned ennast nagu hästi, et sa oled pigem elav. Sa ise tunned ka, et sa oled nagu elav, sulle meeldib, kui möll käib, et mõni tahab väga rahulik jääda, on ju, et endale pinge, et sa oled ikka pigem selline elumees, et meeldib nautida selle asja. Ja selles mõttes ma kuidagi, see võib-olla see keha nagu teeb ühte, aga peas ma vähemalt olen nagu üsna rahulik, et selles suhtes ma ei kee nagu üle kui mingi. No loomulikult on neid momente ka, et sellest saab ka oma compilationi kunagi, aga... Ootame seda, me ootame kõik seda. Sa võid meile teada anda, me võime Lightgrey YouTube'i selle laadida. Okei. Aga tegelikult, no väga hea. Tegelikult jõuaks M-spordi juurde. Me oleme siin keerutanud igasuguste teemade ümber. M-sport on, ma ei tea, sinu jaoks ilmselt nagu pere. Nad ise reklaamivad ka ennast nagu suur pere, et kui suure osana sina ennast sealt tunned, et jaa, see on ikkagi selles suhtes väga selline jällegi ajalooline tiim ja olla osa sellest nagu ja ma ütleks isegi praeguseks juba märkimisväärne osa, üks nagu ainukestest nii-öelda Rally 2 sõitjatest MM-il, kes nagu seda autot üritab näidata ja arendada samamoodi, et see on ikkagi väga privilegeeritud koht jälle, kus olla. Ja need inimesed ka, eks ma arvan, see on loogiline iga nii-öelda selle spordiala puhul, et kui sa esimest aastat sinna lähed, et siis kõik võib-olla kohe, ei ole nagu nii sõbrad, on ju, aga kui sa suudad nagu juba tõestada ja suudad ennast heast küljest näidata ja oled nagu pühendunud, samamoodi viitsid selle mehaanika poolega tegeleda, seal nagu tunde veeta, et siis tahtsingi tegelikult küsida seda, et sa käid seal kohapeal Inglismaal päris palju, sa näed seda elu seal, okei, üks asi on see, et sa käid seal tehases, aitad, esiteks sa õppisid ise autot tundma, on ju, nüüd sa oled neil abis. Palju sa seal kohapeal Malcolmiga kokku puutud?
ei, eks ta on ikka seal office'is kogu aeg olemas, et ma iga hommik nüüd ei lähe tema office'ist läbi, et ja ei ütle talle nagu tere, et seal on pigem teeb ta oma asja ja samamoodi Rich ka, et Aga külla on kutsunud sind? ja ikka jah, olen Olete olen Norras käinud, käinud? olen käinud ikka jah. On ilus ja uhke kodu. Ma arvan, täitsa viisakas, et sinna oli ka esimest korda ikkagi päris sihuke sür minna, aga see käib selle asja juurde muus. Seda ma tahtsingi küsida, et kas esimene kord oli samamoodi nagu jälle tead, et sa lähed kuskil, sest sa just rääkisid, kuidas ta Jah. oli, eks ole, seal žüriis, kui ta valiti ja nüüd sa ühel hetkel oled tema juures kodus. Mm. Et selles mõttes päris... No see oli veel nagu jah, siis polnud maski enam ees, vaata, et siis oli nagu veel next level, aga ei noh, see, ma räägin, see on nii nagu sihuke peretunne, et ja tema naine Elaine samamoodi on väga selline südamlik inimene ja et seal on ainult nagu meeldiv selles seltskonnas olla. Ma usun. Sa käid rallidel vahepeal abiks mehaanikuna, mis on ka jällegi, okei, seda on tehtud, see ei ole ainulaadne, aga samas ei ole ka väga tavapärane, et mees, kes sõidab tehase tiimis Rally 2 autoga hooaega, läheb järgmine etapp, võtab mutrivõtmed kätte, keerab mutreid. See on jällegi ilmselgelt üks pluss, mida nad sinus näevad loomulikult, aga ma tooks eraldi välja ralli, kus Jordan Serderidis mainis katse lõpus sind. See on ka vist nagu päris huvitav, et nagu vend tuleb katse lõppu ja esimene mõte tal on, et võt seda venda ma tahan tänada. See on päris kõva ikka. See on ikka nagu... jah, ei, see oli nagu, ma seal panin mingeid reffe kokku, ma ei teadnud üldse, et seda laivi ma ei jõudnud vaadatagi seal viimasest katsest ja siis keegi ütles jah, et kuule, et Jordan mainis siin nagu, et siis too hetk nagu ei osanud väga, ei suutnud nagu uskuda, mis ma seal nüüd tegin nii palju, et ma aitsin nagu reffide ja mingi asjadega, et veidi tema seda nii-öelda mingid videoid aitsin ka vaadata, aga et selles mõttes mingit suurt asja ma kindlasti ei teinud, et see oli tema poolt pigem selline, ma ei teagi, miks siis. Aga järelikult läks talle korda, ütleme niimoodi. Just, jah. Aga nii palju korda ei läinud, et nagu logo me veel auto peal ei näe, ma saan aru. Ei, kusjuures on eelmine aasta Iper-rallil, kui ma käisin, oli tema üks põhitoetajatest. No näed, nii et sa oled ikka midagi hästi teinud. Toetajad on tegelikult nagu nii suur osa, me oleme siin natukene ringiga mõnda puudutanud ka. Sina otsid ise endale sponsoreid või on sul selle jaoks mõni inimene, kes sind aitab? Ei, ma olen ikkagi pigem suures plaanis ise nagu sellega tegelenud. Kindlasti isa on ka nagu aidanud oma seltskonna nii-öelda siis minuni toomisega justkui, et mina olen nagu sealt edasi suhelnud, aga kindlasti ta on oma nagu selle seltskonnaga nagu aidanud ja väga palju ise ka leidnud, mis on nagu väga positiivne, et ta ise viitsib ka ikkagi möllata ja aidata, aga nüüd praegu pigem ikkagi ise, et see on tõesti suur teema siin, kuidas neid leida ja et see on, olgugi, et nagu tunne on, et nagu midagi on juba tehtud, siis ei ole tunne, et see nagu lihtsamaks läheks. Ja, eks see, ma arvan, rallispordis ja sponsorite leidmine, raha leidmine, vähemalt Eestis tundub, et see vist nagu lähiajal vaiksemaks ei lähe, et see on põhiteema, ma arvan, et ega me sõitjate ja kaardilugejatega omavahel räägime ju tegelikult samamoodi seda, et ega see on osa sellest, ma arvan, et sa oled päris hästi toime tulnud. Sa siin oled saanud, ma ei tea, Jänneris sõita, ma saan aru, et need on natukene siin, pead ka oma vahendeid leidma, et neid muid rallisi MM-väliselt sõita. Muidugi M-sport on tubli abi siin, et selles mõttes, et suures pildis, aga ikkagi tööd on vaja teha ja ma saan aru, et see hooaeg on ka nagu nii, et peab veel tööd tegema. Ja ta on veel pooleli jah, see töö, et nagu ma ütlesin, et kui ma põhimõtteliselt selle asjaga alustasin, siis ma ise nagu üritasin neid nagu leidma hakata ja 2022, kui ma selle Hondaga esimese hooaja tegin, kui ma selle Rallystaari nagu olin ära võitnud ja ma teadsin, ma pean hakkama ette valmistama ennast, siis oligi reaalselt, hakkasin lihtsalt inimestele helistama, mingid vanad nii-öelda siis teadsin, et mingid vanad sõitjad, kes enam ei sõida võib-olla, et on ikka asjaga huvitatud on ja päris paljud tegelikult sponsorid, kes mul on siiani mind toetavad, ma leidsingi reaalselt ainult telefonikõne teel, et et see emailide saatmine on üks asi, et see on nagu niikuinii nonsense suures plaanis, aga Neid inimesi leidub, võime öelda veel. Jah, suures plaanis. Ja ei, seda küll, aga see on raske teema jah, et eks tihti, see peabki nagu nii palju peab kokku jooksma, et lõpuks ikkagi ainult nagu Eesti sponsorite toel näiteks panna seda WRC 2 hooaega kokku sel aastal on pea võimatu, et mul ikkagi on hea tugi M-spordist ja samamoodi
samamoodi ka mujalt mingit diile, et see on ikkagi jah, väga keeruline teema, ütleme. Täiesti arusaadav. Ma hüppaksin siit natukene sinu sõitude juurde selle koha pealt, et me oleme rääkinud natukene lühidalt, okei, sõitsid rahvarallit, eks ole, kunagi, kui mingid võimalused tekkisid uuesti, seda sa sõitsid BMW-ga, said lustida, aga suures plaanis sealt päriselt see rallikarjäär suuresti algust ei saanud. Ma saan aru, et see rallipisik kui selline nii-öelda oli sinu sees, sa said jäärada sõita kunagi, eks ole, kus tuli see autosõiduvärk, sõitsid natukene rahvarallis ja ühel hetkel sõita ei saanud, siis läksid sa rahvarallil kõrvalistmele. Jaspar Vaherile, kes on nüüd Toyota programmis, sina M-spordis, teine vend Toyota programmis, te olite ühes autos koos päris mitu aastat. Yeah, Kuidas see nägi välja või miks sa kõrvale läksid? Tavaliselt sõitjad ei lähe kõrvale. No see oligi täpselt see hetk, ma mäletan, et kus ma sain aru, et nii-öelda rahvaspordist edasi progresseeruda, minul seda rahakotti ei ole ja neid võimalusi. Ja ma nägin, et Jasparil nagu see järgmise sammu võimalus on nagu olemas. Ja ma tahtsin teda lihtsalt nii palju aidata kui võimalik kõrvalt. Kus üldse tuttavaks said temaga või kuidas see välja nägi? Te olete ju erinevate kantide poisid. Ja ei, selles suhtes küll, aga rahvaspordis täitsa nagu kuidagi loogiliselt, jah, ma sain ta isaga väga hästi läbi, samamoodi emaga ja Jaspar too, et kui ma arvan, ma isaga suhtlesin ikka alguses rohkem, et oli ise nii pisike veel seal, aga ilmselgelt ta sõidud jäid mulle nagu silma ja oli näha, et selles mehes nagu sisu on ja mind nagu hakkas huvitama, et nagu ma ütlesin, kui ma ise nagu see asi nagu rohkem pooleli jäi sealt, et siis üritasin nagu nõu ja jõuga aidata, samamoodi me olime, ma arvan, täitsa head sõbrad ka juba ja siis kuidagi ronisin sinna kõrvale, aga siis, kui see auto nagu sai vähe vingem valitud, see R2 tuli Festa, et siis mingi hetk sain aru, et pole vist ikkagi päris mulle, et ma võin sealt kõrvalt nagu nõu ja jõuga aidata, aga sinna kõrvalpinki nagu selle hullu kõrval, et ehk siis, kui ei oleks seda programmi tulnud, siis täna me kaardilugejana sind ikkagi ilmselt pigem ei näeks. Ei, pigem ei näeks jah, et ma minu arust ikkagi too hetk ütlesin neile seal ära ka, et mulle see koht ei ole. Ilmselt ma oleks kuskil seal taustal ikkagi aitaks veel, aga jah. Päris äge ikkagi, ma mõtlen, et tulevikus on ilmselt päris lahe vaadata, et see on ka ilmselt siuke asi, mida väga paljud ei tea ja ütleme, välismaa meedia ei ole seda veel avastanud ilmselt, et ühel hetkel, kui nagu Jasparil ka kõik asjad hästi õnnestuvad ja te mõlemad sõidate kuskil tipus, siis see on päris äge, et te olete koos ka nagu ühes autos istunud, et niisuguseid näiteid ei ole ka vist väga palju. See on pull küll jah, ma tõesti loodan talle kõike paremat, et seal see programm on ka üsna nagu sarnane isegi nagu ülesehitselt on ja mis mina sain, aga nagu Toyotas, et ma arvan, et tal on kõik võimalused olemas, peab ise ennast tõestama. Kas sa siiamaani suhtled temaga igapäevaselt? Okei, igapäevaselt on palju öelda, aga ütleme, oled suhtluses temaga? Ja, ei suhtleme ikka. Aitate ühte teist? Ja, lihtsalt eks nüüd neid võib-olla, nüüd oleme juba varsti samas klassis, et kas neid onboard'e nüüd nii väga üksteisega enam jagada saab, aga ei, ma arvan, ikkagi jah, suhtleme üsna palju. Kes sul veel üldse rallimaailmas siuksed sõbrad, tuttavad, sõitjate, kaardilugejate seltskonnast on, kellega sa suhtled, kas üldse sellised on? Ma tean, et osad sõitjad ja kaardilugejad on väga kinnised, et kõik on nende enda teada ja ainult oma meeskond, teised on jälle, saavad omavahel läbi, käivad koos, ma ei tea, Taka ja Kalle siin panid koos Soomes möllu, et kas sul on ka siukseid tuttavaid seal? Ma arvan, see Eesti seltskond on nagu väga tore, et mulle nagu see selles suhtes meeldib, et kõik noored vähemalt on nagu siuksed avatud ja ikkagi jagame üksteisega samamoodi mingid sisevideoid ja et see nagu arendab ju meid kõiki lõpuks edasi, et ei ole mõtet nagu liiga palju salatseda, et loomulikult, kui võib-olla lähed ühele samale võistlusele ühes samas klassis, et siis nagu ikkagi mingi see nii-öelda competition nagu moment jääb sisse, aga ja seal võib-olla nii palju ei räägi, aga muidu ma arvan, et on üsna nagu praeguse seltskond on nagu tore. Väga hea, aga välismaalt nagu, ma ei tea, tippudega, kas sul on kellegiga suhtlust? Otiga mingil määral sa kindlasti suhtlesid selles mõttes, aga ma ei tea, Thierry Neuville näiteks oli sul seal programmis, näiteks juhendar oli, temaga saad läbi? Ei, seal MM-il ma olen ka siuke nagu võistluse ajal pigem nagu kinnine vend, et ma nagu liiga avatud ei ole seal võib-olla. No eks ikka oma tiimist ma arvan kõige lihtsam, et nad oled kogu aeg nagu nendega hommikust õhtuni koos on ju. Saan John Armstrongiga ma arvan väga hästi läbi, samamoodi Munsteri ja McCarleniga mõlemaga ma arvan väga okei suhtlus olnud ja otseselt jah, ei no Otiga samamoodi muidugi, siis kui näeme ikka suhtlema, aga selles mõttes, et mitte nagu kindlasti igapäevaselt. Täiesti arusaadav, täiesti loogiline ja tegelikult ma arvan, et nagu vahepeal on see ka, et mingid momendid, kui sa oled nagu väga-väga suur sõber, siis see mingil hetkel hakkab takistama, sest et
ühel päeval me tahame kõik on ju võitjad olla, et selles suhtes sihuke fine line on aus ja ma arvan, see on lahe ka, et eestlastega omavahel, ma arvan, te kõik suhtlete, me kaardilugejatega ju samamoodi, selles mõttes suhtleme ja aitame ühte-teist ja nii kaua ma olen teistele öelnudki, et nii kaua kui me maailmameistrite tiitli nimel ei sõida, nii kaua me võime sõbrad olla. Ma arvan, see on nagu õige suhtumine. No ma nagu mõtlesin, et me aitame nagu üksteist edasi ja ei tasu siin jah, kodukamaral nagu liialt nagu kiibitseda, et ma arvan jah, et see nõu ja jõu nagu aitab meid maailmas kaugemale. Kui rallisport kui selline, ma ei tea, minu jaoks on see nüüd nagu selline asi, mis on nagu igapäevane, eks ole, ma teen, sinu jaoks on igapäevane, ma elan selle sees, igasuguseid asju juhtub, on ju, me teame ise, meil on koos seiklusi olnud, on ju juba, sul on eraldi seiklusi olnud, aga sul ei ole olnud väga suuri avariisi, mis on üks asi, mida sul ei ole tegelikult olnud. Et kas sul on sükest hirmu ka selle asja ees, et kui midagi juhtub või pigem sa oled nagu sellise rahuliku suhtumisega sinna? Jah, ei sükest veel ei ole, aga kindlasti see mingi hetk tuleb, nagu ma olen 100% kindel selles, et sellest ei saa, ma arvan, ükski rallisõit üle ega ümber, et see niikuinii tuleb läbi elada. Aga meil selles mõttes ikkagi on nagu olnud ju ka midagi, et Rally 4-ga seal ikkagi kunagi Karlovakis seal asfaldirallil tegime normaalselt piruetti seal õhus, et see oli su esimene siuke suurem? See oli siuke esimene jah vist ja et selles suhtes hirmu ma ei ütleks, ma arvan jah, et pigem ma olen olnud alati selline, ütleme, kalkuleeriv sõit, et ma nagu väga valin enda kohti, kus ma nagu kiiresti sõidan ja nagu maandan neid riske nagu justkui läbi selle, et pigem selline jah, võib-olla see nii-öelda strateegia on vähe teine sõitmise mõttes, et aga kindlasti mida aeg edasi, seda rohkem sa pead nii-öelda seal fine margin'i peal sõitma, on ju. Sa ei saa nii-öelda kogu aeg seal safe piiril sõita ja õppida, et siis kindlasti need nii-öelda ohud hakkavad nagu lähemale tulema. No, loogiline ja teistpidi nagu, okei, üks asi on ise, sa tunned, et tegelikult on nagu, sul ei ole hirmu selle asja, sest teine asi on ikkagi, tagasi tulles natukene kodusesse teemasse, et kas sul oli nagu alguses, kui sa ühel hetkel uuesti selle ralli juurde tagasi tulid, et kodus pidid selgitama ka, millega sa tegelema hakkad või pigem oli see, et kuna on motospordi pere, siis kõik said aru ja ei olnud väga keeruline, sest et mul isiklikult oli ikka normaalselt tegemist alguses seal. Ja ei, see oli raske kindlasti, eriti nagu emaga, ma mäletan, alguses oli nagu, eriti kui ma seda rahvasporti hakkasin tegema nii-öelda. Ma mäletan, mul isaga oli isegi deal tehtud, et kunagi, et ma pean, tähendab, ta ostab mulle selle sama BMW, millega ma nagu rahvasporti läksin, aga ma pean minema Paide linnameeskonna trenni vist või mingi siuke deal oli. Ja ma lõpuks ei läinud ikka. Aga seal oli, lõpuks ma läksin Türi Canvixi ja mängisin seal, et ta oli ka rahul, et seal, aga ja ei, seal oli tükk tegemist ja selgitamist ja siis, kui seda sammu veel edasi tahtsin teha nagu nii-öelda noore lolli poisina, et siis ja nii-öelda rahanumbritest nagu hakkasime rääkima seal, siis nad nagu tõid mind väga kiiresti maa peale ja aga kui mul nagu see võimalus nii-öelda mujalt tuli ja ma ise selle välja töötasin endale, siis nad on nagu kahe käega poolt ja ma arvan, mu isa nagu on nagu tõsine rallifänn, et vahest on nagu tunne, et isegi natuke liiga palju, et hakkab mulle nagu reaalselt küsib mu käest nagu igasuguseid asju, ma isegi ei olnud kuulnud mingeid asju, mida ta jälle kuskil näinud on ja et see on nagu mõnes mõttes vahepeal juba hakkas häirima, et kuule tõmba nagu veits rahulikuks. Selles mõttes on samas äge, et ma ka ju näen teda, ta on sul servises kohal ikkagi rallide ajal ja ta käib katsetajares ja selles mõttes ta ikkagi elab sul nagu tulihingeliselt ka, see on nii äge nagu teistpidi, et ta nagu on siiamaani nagu jah, selles asjas nii sees ja see aitab sind kaasa ka kindlasti selle asja. Loomulikult jah, et seda nagu toetust tunda nagu, et isegi need läbielamised, mis meil on nagu olnud, et see on ikkagi nagu väga positiivne. On sul veel sellised abilisi inimesi taustal, keda tegelikult nagu igapäevaselt silma ei paista, kes kogu selle asjaga aitavad sul, ma ei tea, kas siis kuidagi toime tulla või siis lihtsalt toetavad sind millegi muuga? Kindlasti, et see taustatiim on nagu ju üsna ikkagi suur, et seal ma arvan alustades ikkagi sellest programmijuhist, kes meil nii-öelda Jerome Russell on ju, et kogu see FIA nii-öelda Rallystaari programm on temaga läbi tehtud ja tema nagu, ma ütleks, on koos Malcolmiga nagu need kaks inimest, kes minu nagu rallikarjääris on kindlasti kõige mõjukamad olnud. Kas ta on tänaseni abis sul siis? Ei, ta kindlasti nii-öelda aitab suhelda erinevate inimestega, kellega peab nagu suhtlema ja eks eestlasi on ka, kes ikkagi aitavad ja ma arvan,
no eks ma olen nagu selles mõttes, ma olen olnud nagu alati selline pigem, kes nagu suurema osa asjadest teeb ise ära, on ju. Aga jah, et ja no samamoodi, kui me toome ikkagi ju kaardilugeja ka mängu siia, et siis ma arvan, tema nii-öelda see prep, mis ta teeb nagu etappideks, et see on ju ka, võtab minult nagu nii palju pinget maha, kõik need asjad, mis ta nagu valmis teeb, et see on ka tema puhul nagu üks väga suur pluss, et ta teeb seda väga nagu korralikult. Ma tahtsingi jõuda Siimu juurde, et nagu Siimuga sa oled algusest peale koos sõitnud, Siim Oja siis, ja kus sa üldse leidsite või ma saan aru, et noh, ikkagi sama kandi inimene, et sa teadsid, aga kus siis niimoodi, et läksid tema juurde, ütlesid, kuule, me hakkame nüüd Hondaga rallit sõitma, tule. Seal nagu ajaliselt läks väga hästi kokku, et seal David Sultanjants, kes on praegu mul Route Crew on ju, too hetk lõpetas nii-öelda siukse aktiivsema sõitmise ära ja mul täpselt see asi algas ja siis Siim oli kuidagi nagu ripakil seal Paide peal ja siis pidi ta üles korjama põhimõtteliselt. Aga ei, tegelikult siis ma küsisin Siimu käest jah, et kas nagu pakuks huvi. Ma teadsin, et mul on vaja kedagi, kes on nagu kogemustega, et ma ei saa võtta mingit noort ja uljast, et nagu kaks siukest noort minu visioonil ei töötaks nagu hästi alguses ja siis ta oli nõus ja hakkasimegi vaikselt seda nagu teed käima. Siimu jaoks on ka ikkagi nagu see, et ta oli Eesti meistrivõistlusi palju sõitnud, aga ütleme, kui see välismaa programm tuli, siis see oli ju päris suur samm tema jaoks ka selles suhtes. Et tegelikult te olete koos algusest peale saanud läbi käia seda, mis sa ise ütled, et nagu tema areng ja sinu areng, et me oleme nagu käsi käes on see areng käinud, et samamoodi nagu mina olen arenenud, on tema arenenud, et selles suhtes on nagu väga positiivne, et ma arvan, ta ise ta on mulle ka öelnud, et nagu neid 2022 mingid onboard'e vaadata enam nagu väga ei julge, et seal on päris nagu pahandus ikkagi vahepeal. See on tuttav tunne tegelikult, ega mul on oma samamoodi, kui ma enda vanu asju näed, siis vaatad, et ossa raisk, mis asju 4 aastat tagasi tehtud see, aga noh, nii see on ja see ongi hea ja tegelikult, ma ei tea, inimesena, niisugune Siim on. Sina oled siuke, me oled rääkinud siin, et siuke ralliauto roolis möllad, aga muidu pigem siuke mämmik. Me oleme mõlemad siuksed rahulikud pigem, aga tema oma rallidel on pigem siuke rohkem sotsiaalsem kindlasti, suhtleb nagu paljude inimestega. Et tema jaoks nagu see ei ole liiga väsitav, minu jaoks nagu pigem on ja see ongi nagu selles mõttes töötab hästi, et tema on see siis, kes nagu selle poolega siis tegeleb seal tol hetkel ja muidu on väga rahulik ja ma arvan, see komplekt nagu töötab. Tulles tagasi sinna, et rääkisime avariid, asjad ralli juurde käivad, sul on paar päris haiget lugu ka tegelikult nagu karjäärist juba lühikesest karjäärist rääkida. Üks mu lemmikuid on, ma arvan, Horvaatia juunior WRC aasta, kui sa sõitsid enne punktikatset. Räägi inimestele sellest käest, et ma arvan, see on ka siuke natukene õjunud lugu. See on jah huvitav, et see väga paljud ei uskunud nagu, et see nagu päriselt juhtus, et mis asja, et see ei ole nagu reaalne, aga ei ikkagi oli ja olime võitmas oma esimest siis juunior WRC rallit ja enne punktikatset, siis viimast katset viimasel päeval panime kiivreid pähe kuskil seal siukses parkimisalas või parklas ja siis panin endale just neid nagu rihmasid kinni ja mäletan pingutasin viimast korda nagu ülemisi. Järku nagu käib mingi ilge pauk, nagu ilge siuke litakas ja mu silme ees on nagu ainult siuke klaasipuru ja mingi hõljub mingisugune ähmane asi siin ees on. Siis vaatasin nagu korraks, ma ei saanud nagu alguses väga midagi aru, mis toimub, siis vaatasin korraks nagu peeglisse külje peale, nägin mingi vend jooksis nagu raudkangiga lihtsalt auto taha nagu minema nagu. Tuli tuimalt lõi akna sisse. Põhimõtteliselt tuli ja pani lihtsalt ilge paugu nagu täpselt minu ette esiklaasi niimoodi, et esiklaas täiesti puruks nagu ütleme sellega nagu vedas nii palju, et see vist see auk ja see ämblik, mis tekkis nagu oli täpselt mu visiooni nagu üleval äkki, kui ma õigesti mäletan. Ma nägin sealt alt nagu läbi ikkagi nii palju, et ma sain selle katse nagu ära sõita. Prillid panin pähe, nüüd mingi, ma ei tea, 4 minti oli AKP-ni jäänud ka, siin pidi kuskilt need prillid leidma veel. Panime need pähe ja siis hakkasime nagu edasi panema, et see oli nagu küll mental lugu jah, ei saanud nagu. See oli su esimene võit ka saada, eks ole? Ja see oli esimene võit ka, jah. See oli mental, jah. On sul veel siukseid mingeid lugusid, mis sul meelde tuleb kohe ralliga seoses, mis on, ma ei tea, ei ole nagu tavapärased, et noh, tavalist rallisõitu me näeme kogu aeg ja kraavis käimisi näeme ka, aga nagu mingi täiesti teistmoodi asja. Ei, kindlasti neid on, aga mul niimoodi, võib-olla see, kuidas Sardiinias sai katkestatud, see on ka päris huvitav. See on päris hea lugu, räägi see ka ära. Ei ole kõige nagu uhkem asi, millest rääkida muidugi. Sa ei olnud ainukene. Seda küll jah, ja see ka teine eestlane, et Sardiinias jah, 2 samamoodi juuniori aasta järgmine ralli vist oligi kohe. Olime jälle kuskil äkki teised või esimesed ja
siis ülesõidul seal oli üks parkferm, ei, sorry, see Regrupp oli vahel vist, regrupp jah, kus siis nagu panevad neid autosid paika seal, ajavahesid paika ja siis sealt oli üks väljaminek nagu üles mäkke keeramine. Aga see aed oli nagu ülikitsas, ma ei tea, sõitsid ka see aasta seal või? Mis aastal see oli? 24. 24. Robiga ei sõit seal või? sõitnud vist 24 või? Sõitsin või? Isegi ei mäleta, kas sõitis. Sõitsin küll jah vist, mul ei ole meeles. 24 oli vist. Robiga sõitsid ju. Ühesõnaga ma tean seda kohta, järelikult ma vist sõitsin. Sest et me tulime teisest kohast, sealt sai 2 kohast tulla, mul tuleb praegu meelde. Me saime otse minna, te pidite keerama. Ja me tulimegi, seal oligi see point, et Georg Linnamäe siis oli juba sinna Jamesiga nagu ära pannud sinna samasse aianurka. Sinna tassid selle regrupi ümber nagu, et minge suure kaarega, te läksite vist nagu kaarega, on ju, ja ei olnud nagu probleemi. Aga siis millegi pärast enne juunioreid, ma ei tea, kes tark seal otsustas, et paneme siis selle tagasi ikkagi sinna keskele ja pidi nagu jõhkra poogna tegema ja ma ilmselt siis, ma ei tea, ma ei tea, see jäi kuskile sinna armatuuri taha või nagu lollilt see väike aiapost seal kivist ja keeran nagu sinna üles ja siis käib kolks ja meil kiivrid olid ka peas juba nagu katsele valmis minema. Nagu kõva pauk nagu jäi nagu instantly seisma. Ja siis hakkan tagurdama ja siis on selge, et see asi ei liigu väga kuskile siit, et mis sa selle ära lõhkusid? No seal oli õõtsoob oli täiesti nagu banaan, see oli täiesti nagu kokku käinud põhimõtteliselt, et seal ei olnud nagu võimalust ka, et seda ära parandada ja noh. See on ilmselt kõige ikkagi siuke, seda väga raske üle trumbata. See on ikka raju jah, et teha seda nagu ülesõidul, see on loodame, et sükest asja kunagi enam ei tee. See oli jah, normaalne seiklus, aga samas neid seiklusi tuleb ja lõppude lõpuks ma arvan, et me nagu oleme mõnes mõttes valmis ka, kui me seda ralli asja teeme, sest et nagu sa tead, et iga hetk võib nagu midagi juhtuda. Ma ei tea, kui me Hispaanias sõitsime, meile vaata anti pärast viimast katset valed ajakaardid tagasi, me läksime siis teise sõitja ajakaardiga nii-öelda hakkasime poodiumile sõitma, maantee peal saime aru, et kuule, meil on vale ajakaart, siis kuskil kiirteel vahetasime ajakaart, et noh, selliseid asju juhtub. Ja see on ralli osa jah, nii samas see vist teebki põnevaks selle. Jah, ilmselt ta tähendab põnev too hetk ei ole, hiljem on võib-olla põnev, kui tagasi mõtled, et siis ta on nagu jälle, ja see on tihti peale ralliga on ka nii, et seal koha peal nagu tunda seda rõõmu on nagu, või seda nii-öelda naudingut on nagu tihti raske. Just. See pinge on nagu nii ränk, aga siis, kui sa nagu teed selle asja ära, ma arvan, siis esimene moment on nagu kohe, et et see on nagu tegelikult nagu, see ongi see, mille pärast sa teed seda. Ja, ma olen nõus. Vaatame korra, sellel aastal sa nüüd pead juba M-spordis, eks ole, tulemust tegema, kui me nii võime öelda, eelmine aasta sa said õppida, nüüd sult juba oodatakse midagi. Monte on sõidetud. Monte on okei, seal ei olnud punktide peale sõit, aga nagu väga palju sinna ei ronita, ütleme niimoodi, vähemalt siit Eestist. Sina tahtsid sinna minna, sa olid enne reket ka seal käinud tegemas. Kuidas see Monte siis on? Noh, sa said muidugi super aasta ka. Ma sain super aasta ka, jah, seal oli kõike põhimõtteliselt, seal oli, ma arvan, jah, sai nagu kõva investeering tehtud, et sinna see aasta nagu minna ja ma ei tea, mina olen rahul. Ma ütleks, algus oli nagu siuke kahetine, et ei olnud nagu endaga rahul ja ei olnud ka sellega, kuidas see auto toimis, et seal oli teil oli kohe see mootori probleem. Ja, meil oli juba enne rallit, seal oli nagu väga palju jamasid, et enne rallit pidime mootorid vahetama ja siis selle uuega ka samamoodi seal ikkagi mingid probleemid nagu jäid ja nagu ei saanud hästi minema, aga siis kuidagi mingi hetk nagu käis mingi klikk ära ja siis ikkagi ajad nagu läksid paremaks, avastasin sõidus midagi ja ma arvan, jällegi vigu ei teinud ja suutsime auto korra ära ka parandada, mis TRD ja sellest kiita nagu ka said ikka, et ise selle ära tegid. Sain küll jah, et see oli positiivne kindlasti. Vähe suurem remont katse peal. Vaatame edasi, Rootsi on nüüd, ma saan aru, plaan ja seal on juba punktid ka mängus. Eelmine aasta said sõita ka seal, tegelikult tuli täitsa hästi välja. Et sellest ma arvan, et sealt juba võiks nagu midagi oodata või, kui me tahame nagu... No, jah, Rootsi on jälle siuke, et ta on nagu väga siuke spetsiifiline on ju. Hästi palju on seal Soome sõitjad, kes on alati lumejää peal kiired nagu sisetead on ju. Ja seal on, ma ütleks, nagu mõnes mõttes see konkurents nagu tugevam ja kindlasti need vahed saavad väiksemad olema seal, kui olid Montes on ju. Päris mingid minutisi katsevahesid ei tule nagu seal oli, et seal oli nagu rohkem strateegiat, et kui Montes nagu saaks selle auto paika testis, ma arvan, seal nagu pole väga seda kohta, kus saaks nagu kõkerdama minna, et peab nagu kohe gaasi põhja panema. Seal saad hooga panna, aga kui me nagu lähme edasi, okei, Rootsi on üks etapp, sul on see hooaeg, kas sul on mingi eesmärk ka pandud M-spordi poolt või sa oled ise pannud endale mingi eesmärgi, mis see selle aasta tulemus olema peab? Ei, otseselt niimoodi ei ole, et nüüd me peame, ma ei tea, WRC2-s tulema sellele positsioonile, et pigem ta on selline
veel kord ma ütlen seda ka, et mul pole veel siiamaani hooaegki koos, et praegu ma tean, et ma sõidan Keenias veel ja töö käib veel, et saaks ikkagi WRC2-s nagu täiskampaania teha, aga pigem ma arvan, et seal suve poole ikkagi ja võib-olla ka kui ma saan sinna loodetavasti Horvaatiasse minna, on ju, et siuksed rallid, kus ma tean, et ma olin eelmine aasta kiire juba, et seal nagu tahaks selle järgmise sammu kindlasti teha ja sihtida nagu poodiumit, kui on nagu võimalik, jah, see on kõik nagu etapi haaval. Kui me suve juurde juba tulime, siis kõigi eestlaste kõige suurem küsimus. Mis saab Rally Estoniast? Kas Romet Jürgenson on Rally 1 autoga stardis? Ma ei tea, on siis Ma ei tea, ütle mulle. sina pead rääkima mulle. Sa võid öelda täpselt nii palju, kui sa ise tead. Sa ei pea Ei, see on pigem on ta selline keeruline lugu, ma arvan, et kui ütleme niimoodi, teeme teistmoodi. Nii. Kui ma pakun sulle välja, et sa saad täna minna, kas sa lähed? et see ongi jällegi, et ma ei tunne veel, et ma oleks nagu seal kohas, kus ma hetkel teeks seda sammu Rally 1. Ja ma võin seal olla selleks hetkeks, suve hetkeks, aga jah, ma ei tunne hetkel seda, et ma saaks selle järgmise sammu teha, et seal suvel ma räägin, et see otsus esiteks on teisi noori ka, on ju, et ma ei räägi nagu endast ainukese kandidaadina, et see võimalus kui selline ise on nagu väga nagu imetlusväärne ja see, et nad on selle kokku pannud. Aga jah, ma räägin, et siin on veel aega vaja, et saada aru, kas see on nagu võimalik. Ühesõnaga, sa jätad vähemalt nagu rahvale väikse siukse lootuse noodi õhtusku, et äkki sina. Kes on sinu fännid? Loogiline või? Selles mõttes on okei. See on okei, ütleme nii, et sa ära veel ei ütle, et sa täna ei lähe, aga sa ei ütle ka, et sa lähed. Jah, me jääme sinna vahepeale, et pigem praegu ei tea veel. Räägime sinust 3 või 5 aasta pärast. Mis siis saab? Mis siis saab, ma ei tea. Mis see eesmärk on? Maailmameistritel on loogiline, eks ole, tegelikult, oleme ausad. Ma saan aru, et see ei saa olla kinnisidee. Enne isegi, kui mingit tiitlist nagu mõtlema hakata, ma tahaks kuidagi minu nagu suur nagu soov on ikkagi lihtsalt kanda kinnitada seal selles sarjas ja olla nagu nii-öelda siis ikkagi põhisõitja seal mingis tiimis, et tahaksid palka saada selle eest, mis sa teed. See on kindlasti üks hea boonus, mis selle juurde käib, on ju, aga ma usun, et jah, enne kui tiitlist nagu mõtlema hakata, siis tasuks nagu ennast nii palju üles töötada, et saaks ikkagi, keegi oleks sinust huvitatud. Kas praegu tundub, et asjad liiguvad õiges suunas? Hetkel nagu võiks liikuda, aga jah, seal ma räägin, see rallimaailm on selline, et ma mõtlen just seda, et neid tuleb tiime juurde, eks ole, suures plaanis. Me teame seda, et nüüd, kui reeglid muutuvad, tuleb palju kohti teoreetiliselt juurde. Et see võiks olla ju sinusugustele nagu väga magus, samas teistpidi. Kui me võtame niimoodi, sina oled M-spordiga täna seotud. Kui sa oleksid, ütleme, järgmine aasta M-sport valiksid niikuinii, toome näite, põhisõitjaks tipptasemel. MM-tiitlit saada oleks ju lihtsam, kui oleks vähem konkurente, aga sina pigem oled õnnelik selle üle, et on rohkem tiime, rohkem sõitjaid või mõtled natukene omakasu püüdlikult ka? Ma ikkagi olen selle poolt, et rohkem tiime on, ma arvan, et see loob, nagu sa ütlesid, minusugustele sõitjatele nii palju rohkem võimalusi ja ma arvan, et see on nagu kuidagi ajaliselt nagu tundub, et on nagu heas kohas, kus ma olen nagu, et siuke suur muutus on nagu ees ja ma pigem näen, et see on positiivne, et ma ei näe seda kindlasti negatiivselt. Kui ühel päeval saavad rallit sõidetud, ükskõik kui hästi sul läheb või kui halvasti sul läheb, kujutame ette, et läheb ikkagi hästi, eeldame, et läheb hästi. Kui sa lõpetad nii-öelda rallikarjääri ära, oled sa mõelnud, mis edasi tahad teha? Kas sa tahad olla pigem ametnik, pigem keegi, ma ei tea, treener, õpetaja, abiline? Sa oled nüüd nendes süsteemides käinud, seal on päris palju lahedaid mehi. Jah, ei, sinnamaani ma ütlen ausalt, ei ole veel mõelnud, et aga mõtle korraks. Mõtle korraks. Kas sa tahaksid pigem olla selline treeneri tüüpi inimene või pigem lipsuga mees, küsime siis niimoodi? Ei, ma siuke lipsuga mees, ma ei ole kunagi, et nagu ma ütlesin, siis see sotsiaalne pool on siuke, nagu võtab hästi palju energiat mult, et pigem teeks seda ralli asja kõigepealt nii kaua kui võimalik ja ikkagi, et jõuda selles nii kaugele, kui saab ja siis vaatab, eks ausalt pole õrna aimugi, mis see tulevik toob, aga pigem ma arvan jah, et kui siis pigem mingit oma asja teha. Väga hea, loodame, et me näeme sind tulevikus kõige kõrgemas tipus.
vähemalt kannad praegu, eks ole, seda Eesti au siin edasi. No ei, siin on teisi sõitjad ka ja ma ei ole ainuke. Aga sa oled üks nendest. No, sa oled üks nendest. seda- Seda ei võtta sult keegi ära. Ja ikkagi nii eriline, kui see rallitee sul ei ole. Me loodame, et see jõuab sinna välja, et me saame kõik öelda, et näed, arvutimängust tuli ja jõudis sinna kõige tippu. Saab, mis saab. Elame kõik sulle kaasa. Me kutsume sind kindlasti sellel aastal veel siia rääkima. Siis me räägime üldisemat rallijuttu rohkem. Sellist, ütleme siis seda sektsiooni, kuidas keerata aiaposti otse. Aga teiste rallisõitjatega koos. Aga me täname sind väga, et sa said meile tulla. Tänud. Ja ega muud kui Rootsis gaasi. Davai. Sellega tänaseks lõpetame. Aitäh, et kuulasite meie podcasti. Kohtume juba järgmises osas. Podcasti tõi teieni Phoenixbet. Panustame omadesse.